tere, head personaliinimesed, daamid ja härrad. Täna me tähistame rahvusvahelist personalijuhtimise päeva siin Pare stuudios piduliku virtuaalse galaga. Täna me anname üle ka konkursi parim personaliprojekt auhinnad. See on konkurss, mida me peame juba 15. aastat ja tähistame seda juba aastast 2000, kuigi vahepeal on sellel konkursil olnud katkestusi. Meid ootab täna ees 1,5 tundi inspireerivaid kogemuslugusid, meeleolukat muusikat ja südamlikku tänu personaliinimestele panuse eest inimeste ja organisatsioonide arengusse. Personalijuhtidel on olnud viimase aja jooksul tohutult oluline roll inimeste toetamisel tööelu muutustega toimetulekul. Kriis on andnud personaliinimestele võimaluse juhtidele näidata, et see on oluline ja tähtis oma inimeste asetamine ärikeskmesse. Ilma inimesteta ei sünni ükski mõte, toode, teenus või müügitulemus. Personaliinimeste panust on märgatud nii organisatsioonides, nii Eestis kui ka üle maailma. Mul on suur rõõm anda sõna tervituseks Euroopa HR-ühingute assotsiatsiooni presidendile Even Polstadile. Me jätkame lühikeseks ajaks nüüd inglise keeles ja ma saan öelda nagu Eurovisiooni saatejuht Hello Norway, hello Evan. Happy International HR Day. Congratulations with HR Day. It's a great opportunity to be with you. Thank you very much for inviting me. How is your day going? Things are happening all the time, everywhere. There's so much activity all over Europe and globally, in fact. So this is fantastic. This is fantastic. What are your thoughts about International HR Day? It's one of those paradoxes with COVID that if we hadn't had COVID, we wouldn't be able to meet like this. So in fact, something good will come out of COVID after all. That is a wonderful paradox in this. So we are expecting your greetings. Thank you very much, and thank you very much for inviting me to open this conference. In my role as Managing Director of HR Norge, HR Norway, the Norwegian HR Association, I have had several times had the privilege of visiting you in Tallinn as well as Tartu. And you have visited us in Oslo and also joined European gatherings in other Norwegian cities. And we have shared practices, we have supported each other. We have linked people together and built friendship across borders. And for me, Pare and Estonia really means something special. For me, this is very much about what the International HR Day is all about. On a daily basis, we often look down, focusing on the tasks that come around. And the International Day is the opposite. It's a possibility to look up and look around. It's about being aware of the impact we have had on others and around in the organization we work. For me, it's about being proud and showing pride in what we do and what we deliver. And it is about preparing the next step, building the knowledge, motivation, and self-esteem needed for that, and to play an important role in what comes after COVID. So HR switches and balances between a support and a strategy logic, and it has always been like that. It's cross-functional and it's challenging. This is also, for me, what makes it exciting. Traditionally, we come from support. As a profession, we started up as welfare officers and developed into HR. And then came HR and a wider perspective on what an organization is all about. HR transformation has been the buzzword for the last 15 years, and a more strategic ideal on how we as a profession could develop and operate. And if we look back, we have a history with work versus capital.
workers against owners, and it was filled with conflicts, and mostly with capital as the stronger force. But power has shifted. Knowledge is the new currency. Workers, investors, and society are more and more experiencing that they are in the same boat. So are companies and countries. We share destiny. Then we should also share and align our efforts. If you look back, and it's still like that, HR is obviously an instrument for the company. But if we do not understand this broader responsibility for the ecosystem we are a part of, I think really we will fail. It's about producing value and acting value-based at the same time, to the benefit of companies, people, and the society we are a part of. For many countries, this development has been a long story, from welfare to personnel to HR to what comes after. Your history has been a bit more compressed. You escaped the Soviet era, but continued with management traditions I have heard described as highly inspired by first-generation Soviet-trained managers. That has, of course, shaped the first years of modern HR in Estonia. Expectations to HR were mainly taking the supportive role. At the same time, and in parallel, you have been more innovative, established successful high-tech companies, and created new practices, far better and more impressive than many others. Your digital infrastructure is impressive. I still remember visiting Tallinn together with representatives from several large European countries, but with limited understanding of what, how, and why you have been such a cradle for innovation. What they met in Tallinn busted every big brother stereotype as Estonia as a boring, grey, post-communistic society. It was mind-blowing. I still remember a colleague from a huge European country saying to me, in so many ways, they are far, far ahead of us, she said. I believe it was on the way out of the e-Estonia offices. She was shocked. What she brought with her home was a whole new perspective of the potential of a modern national digital infrastructure. And I must admit, amateurish interpretation is that you are benefiting from a wonderful cocktail of entrepreneurial spirit, skilled population, a challenging geopolitical position, and a genuine hunger for development. In addition, you benefited from less technical debt than many others. You have systematically trained your, could we call it, change and development muscle. You have done that before, and that is a wonderful starting point for what will follow after COVID. It's very much about technology, but technology, again, is mainly about people. And that is our business. That is HR. Handling the COVID crisis has been very much about support, at least in the first phase. Now it is becoming more about strategy, shaping the future. That's a hashtag on International HR Day. I have a good colleague. He's director for HR at the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Make yourself a good day is what he always signs his letters with. By that he means that it's up to each and one of us to do the best out of every opportunity. And we know from behavior psychology that those of us who have an internal locus of control, we systematically perform better than those with a dominant extrinsic perspective. The International HR Day is definitely about sharing practices, but it's also an important day for being proud, building motivation, and aligning focus. So my message to you is be proud, stay hungry, shape your own future, and make yourself a good day. Thanks a lot for inviting me and have a great conference.
Thank you, Evan, and enjoy your HR day. Make yourself also a good day. I have a great day. Bye-bye. Bye. Ja järgmiseks on sõna Eesti Vabariigi peaministril Kaja Kallasel. Head personaliinimesed, mul on hea meel tervitada teid rahvusvahelise personalijuhtimise päeva puhul. Personalispetsialist peab olema hea inimeste tundja. Kuidas sa aga inimesi ja nende muresid tunnetad, kui kokkupuuted on viidud miinimumini? Kuidas hoida oma inimesi ja organisatsioone ajal, mis on niivõrd keeruline nii majanduslikult, töökorralduslikult kui ka psühholoogiliselt? Ja kuidas hoida oma inimesi ajal, mil kiiresti tuleb omandada uusi oskusi ja juurutada uusi tööprotsesse ning see võib mõjutada isegi organisatsiooni kultuuri? Usun, et teie väljakutsed on kõigil olnud oma valdkonnast, organisatsioonist ja rollist tulenevalt erinevad. Aga usun, et on ka ühisosa. Eesmärk seista oma inimeste ja organisatsioonide heaolu, stabiilsuse ja arengu eest. Palju on räägitud kriisi nähtavatest ohvritest. Vähem on räägitud nähtamatutest ohvritest. Nendest inimestest, kes on kaotanud töö, sissetuleku või keda on tabanud vaimse tervise mured. Ja vähe on räägitud ka inimestest, kellele kaugtöö ei sobi. Teie olete need, kes saavad neid inimesi märgata ja toetada, et nad jõuaksid endale vajaliku abini. Ja see on väga oluline panus. Samal ajal, kui ettenägematus olukorras on keeruline omada kindlaid vastuseid, on teie roll pakkuda inimestele kindlustunnet ja lootust. Aga tekib küsimus, kus te ise võiksite seda kõike ammutada. Ma loodan, et teil kõigil on ümber hea meeskond, kellega koos mägesid liigutada ja kellega koos ka ise hoitud olla. Koroonakriis on pakkunud suuri väljakutseid, aga nagu öeldakse, ühtki head kriisi ei tohi lasta raisku minna. See on võimalus analüüsiks, ümberhindamiseks, paindlikkuseks, kaasamiseks ja ka uuendusteks. Loodan, et olete leidnud enda jaoks mõtteainet ja tõukejõudu läheneda asjadele uut moodi. Loodan, et see viib innovatsioonini teie organisatsioonides, pakub teile endale intellektuaalset huvi ja väljakutset ning toetab teie inimesi. Ja tervikuna viib see edasi nii Eestimaa organisatsioone kui ka kogu ühiskonda. Soovin teile inspireerivat personalijuhtimise päeva. Aitäh peaministrile nende soojade sõnade eest ja ma tõesti loodan, et personaliinimestel on kõrval need inimesed, kellele toetuda ja kellelt jõudu ammutada. Nüüd aga on meil aeg liikuda parimate personaliprojektide konkursi juurde ja ma palun enda kõrvale Pare juhatuse esimehe Maria Küti. Aitäh, Kärt. Mul on hea meel siin žürii nimel täna olla. Ja projekte laekus kokku 13 organisatsioonilt ja 18 projekti. Südamlik on öelda head sõnad nende projektide puhul, sest tunnustada saame me ainult 3 projekti ja 2 siis erikategooria võitjat, aga tegelikult on kõigist projektidest väga-väga hea meel. Ja mul on hea meel selle üle, et need projektid ikkagi on meie oma Eesti parim praktika, mis meile sel moel koju kätte tuleb. Ja hea meel on ka selle üle, et need projekti teemad sellel aastal kinnitavad selgesti, et personalitöötajad muutunud oludega tulid väga hästi kaasa. Me olime paindlikud, me olime nutikad, me aitasime organisatsioonidel olla edukad. Ja kui keegi nüüd soovib neid projekte endale inspiratsiooni ampsuks võtta ja järele teha, siis ma julgen kinnitada, et tõepoolest need projektid aitavad organisatsioone teha edukamaks, aitavad edendada juhtimise kvaliteeti ja aitavad edendada ka inimeste heaolu. Teemad projektidel valdavalt olid kaugtööga seotud, e-õppe lahendustega seotud, olid seotud ka töötajate tervise ja heaolu edendamisega. Oli juhtimiskvaliteedi projekte, oli töötaja kogemuse projekte. Igal juhul 13 projekti kokku ja nende hulgast valida oli tõepoolest parimaid žüriil keeruline. Me lootsime rohkem näha selliseid projekte, mis aitavad kaasa tervisemurega inimeste tööellu kaasamisele ja lootsime näha ka rohkem selliseid projekte, mis
edendavad soolist võrdõiguslikkust organisatsioonis. Nägime siiski, et need 2 kategooriat saab omavahel väga hästi siduda ja anname välja mitmekesisuse edendaja auhinna hoopis. Ja mõtlesime projekte hinnates žüriiga ka selle peale, et tegelikult mitmekesisust toetavate hoiakute juurutamine organisatsioonis ja suurem esiletõstmine parepoolt on väga oluline. Et need projektid, mis laekuvad sellele konkursile, oleksid tõepoolest ka sellised, kus saavad osaleda ja mille vilju nautida ka need inimesed, kes võib-olla ei kuule hästi, ei näe hästi, kellel on võib-olla mingisuguseid füüsilisi vajakajäämisi. Nii et meil on siis eri kategooria mitmekesisuse edendaja seekord. Ja lisaks anname esimest korda välja ka teenusepakkuja auhinna, sellepärast et ka teenusepakkujatel on suur roll personalijuhtimise valdkonna arendamisel. Nii et usun, et leiate siit endale häid mõtteid, mida viia ellu tänasest päevast ja projekti tutvustustest. Žüriisse kuulus Pare juhatus ja lisaks ka Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse esinaine. Ja auhindadeks on siis peapreemiaks parimale personaliprojektile Pare 22. aasta konverentsi pilet ja kõigi teiste jaoks on meil välja panna Pare Akadeemia auhinnaraha summas 200 €. Ja võime vist minna parimate juurde. Ma arvan küll, et me võime nüüd välja kuulutada esimese kategooria. Ja esimeseks kategooriaks on parim personalivaldkonna teenusepakkuja ja nagu öeldud, ilma teenusepakkujateta oleks mõnikord personalitöö keerulisem ja nad on meie valdkonna arendamisel olulised. Parim personaliteenuse pakkuja on Coursi ja uue töötaja virtuaalne sisseelamine Elisas oli projekti nimi. Hea. Aitäh. Palju õnne. Aitäh teile. Minu nimi on Agu Remmelg, olen Coursi Technology tegevjuht. Pildistamisel on meil siin parima personaliprojekti video ja minuga koos on... Tere, mina olen Diana Ossipova, olen Elisa Eesti personaliarenduse spetsialist. Et kõik ausalt ära rääkida, alustame algusest. Milline oli olukord enne projekti? Enne projekti oli meil selline olukord, kus tegelikult meie koolitused toimusid kõik klassiruumis. Circa 95% koolitustest nõudsid füüsilist kohalolu kõikidelt töötajatelt, kes siis pidid sõitma üle Eesti kohale selleks, et paar tundi koolitusklassis istuda ja koolitust kuulata. Peale selle meil puudus hea ja ühtne platvorm, mis koondaks kokku erinevad õppimistegevused. Et info oli erinevates kanalites laiali, oli mitmeid erinevaid programme, lõputuid Exceleid ja nii edasi. Et tegelikult oli täitsa vajadus olemas sellise konkreetse hea platvormi järgi, mis koondaks kõik sellised vajadused kokku. Nii, et vajadus on olemas, projekt on vaja teha. Milline oli projekti meeskond? Projekti meeskond oli päris suur, et tegelikult meie poolt oli 2 personaliarenduse spetsialisti kaasatud, mina ja Kristjan Pilli ja siis ka 2 videoproduktsiooni partnerit. Coursi poolt oli siis pardal nii tegevjuht, tootejuht, ärianalüütik, projektijuht kui ka terve arendusmeeskond. Äge. Hea meeskond vajab head plaani. Milline see plaan oli? Just, et nagu ka eelnevalt välja toodud, siis meil oligi olemas selline väga konkreetne vajadus ja Coursi sai meile siin juures pakkuda tehnilist lahendust. Et ülesehitus tegelikult jagunes 2 suuremaks etapiks, et esimene pool oli siis tehnilise lahenduse väljatöötamine koostöös Coursiga ja teine pool oli siis meil Elisa poolt just selline sisuloome sinna platvormile, et nii õppimise poole pealt kui ka muude tegevuste poole pealt. Et lisaks siis ka õppe sisuloomele ja erinevatele automatiseeritud tegevustele võimaldas Coursi meil ühtlustada ka onboardingu protsessi. Nimelt me nägime potentsiaali ja kutsusimegi siis ellu sellise tasklisti mooduli, mille abil saab meil iga juht enne oma uue tiimiliikme saabumist
konkreetse ülesannete nimekirja, et just see sisseelamine esimese 4 kuu jooksul oleks võimalikult sujuv ja võimalikult ühtemoodi üle kogu Elisa. Väga hea, et hästi palju rääkisime sellest projektist, aga kas sa näitad ka meile midagi? Ja, ma kohe näitan ühte näidet, kuidas siis uus kolleeg meil saab kohe hakata õppima, kui ta tööle asub. Nimelt on tal võimalus valida siit omale sobiv kursus. Meie võtame täna siit ühe Kiti kursuse, natukene loeme tutvustust ja alustame koolitusega. Tere! Minu nimi on Hannes ja järgmised circa 20 minuti jooksul räägin teile täpsemalt, mis asi on Git. Ei, tegu pole mitte selle Knight Riderist tuttava 4-rattalise tehisintellektiga, vaid kliendi info tööriistaga teenindajale. Iga väike või emaili aadressi, lõpeb ka sellise väikse teenuse tarbimise aadressi või kliendi kontaktaadressi järgi. Nii, ja nüüd saabki vastata küsimustele. Aha. Et oleks vaja vist uuesti vaadata. Vaatame õiged lahendused üle ja teeme uuesti. Nii, selline väike näide meie poolt siis. Väga äge. Mul tekkis kohe assotsiatsioon tuli lapsepõlv meelde, et selle Kiti muusikaga. Ja teiseks tekkis selline tunne, et uuel töötajal on vist teil hea elu. Aga räägime natuke numbritest ka, et mida see projekt on teile andnud? Just, et tegelikult täna me ju näeme, et kaugtöö ei ole kuskile kadumas ja ka meie inimesed on väga aktiivsed kaugtöötajad. Tervelt 75% kõigist meie töötajatest teevad täna kaugtööd ja kasutavad selleks ka erinevaid paindlikke tööviise. Et selleks ongi väga oluline, et inimesed saaksid kohe oma asukohast ja ajast sõltumata erinevaid õpitegevusi rakendada. Ja tegelikult, kui me räägime konkreetselt selle aasta esimesest kvartalist, siis näiteks meil lisandus 65 uut töötajat ja kuna Course'i platvorm on võimaldanud täna luua pea 20 erinevat uut video ja iseõppesisu, siis tegelikult need uued töötajad said kõik õppimist alustada täpselt nende esimesest tööpäevast. Peale selle on suurenenud ka rahulolu meie õppimise arengu võimalustega ja seda kõigis üksustes, et üle Elisa on meie tänane õppimise indeks tervelt 88% ja mis tegelikult peamine, töötajad on õnnelikud ja nende tagasiside Course'i platvormi osas ja selliste iseõppe võimaluste osas on äärmiselt positiivne. No super, see 88 kõlab küll nagu suur number. Ja ka meie oleme selle üle äärmiselt uhked. Palju õnne teile veel kord ja head rahvusvahelist personalijuhtimise päeva. Aitäh. Mul on mõned küsimused selle projekti kohta. Diana, kas füüsilised kohtumised ja koolitused on nüüdseks ajalugu? No hetkel küll, aga ma ei usu, et need täitsa ajalooks jäävad, et kindlasti on selliseid hetki, kus me tahame ikkagi ka füüsiliselt kokku saada. Aga kuna ajad on sellised, siis praegu on olukord selline ja kindlasti jääb see ka edaspidi mingil määral virtuaalseks ja mingil määral ka füüsiliseks, et kõik oleneb konkreetsest koolitusest. Janne, kui kaua üks sellise projekti kokkupanek üleüldse aega võtab eeltööst arenduse ja sisu loomiseni? Oleneb kliendist, aga et õnneks kuna Course'il on toode juba olemas, et siis kui on need vajadused ilusti ka kliendil teada, siis see võib tihti ka olla mingi paari nädalaga või kiireminigi. Et saab täitsa kiirelt peale tulla ja juba alustatagi kogu selle tegevusega. Kaua teil selle projektiga läks? Ma isegi ei mäleta, see oli juba eelmine aasta nii ammu, aga see vist minu arust see alguse pealeminek oli ka võrdlemisi kiire, et oli ka vist siuke mingi kuuga või isegi vähem äkki. Aga kuna meil oligi, et ka Elisaga tegime seda täitsa uut loogikat juurde, mis oli siis just nendele juhtidele, see tasklistide loogikat.
et siis et see oli niisugune koht, kus ka oli arendusi vaja, et seda me siis tegime juba samm-sammult lisaks juurde. Kas sisuloome tuli kõik ju Eliselt, eks? Ja, kas need videod te tootsite ka ise sinna sisse? Jah, meil on selleks ka veel 2 videopartnerit, keda me siis kasutame, aga jah, idee ja teostus on valdavalt meie poolt siis. Janne, milline eeltöö peab olema kliendil tehtud, kui ta tuleb sellist kas sisseelamisprogrammi või koolitust küsima? Milline peab olema see tark tellija? Ma arvan, et põhiasi on see, et lihtsalt tahe oleks, et tahe lihtsalt oma töötajate arengusse panustada ja et kui see on juba olemas, siis kogemus näitab, et sealt läheb juba asi ludinal edasi, et saame seal ise abiks olla ja on ka koostööpartnerid, kellega me just ka siin personali päeva puhul tegime niisuguseid näidisõppematerjale, et kui kellegi on huvi, siis võib julgelt ühendust võtta, et saame jagada, et võib-olla seda nagu ideed veidikene liikuma saada. Suur aitäh ja palju õnne teile veel kord. Mul on edastada teile ka virtuaalsed tervitused meie Facebooki vaatajatel. Aitäh kõigile. Ja meie liigume edasi järgmise kategooria juurde. Ja meie järgmine kategooria on mitmekesisuse edendaja. Ja mitmekesisuse edendaja tunnustuse soovime anda Swedbankile heasoovlikkuse kampaania eest Julge hoolida. Palju õnne. Aitäh. Aitäh. Palju õnne. Aitäh. Hea video. Hoolimine on üks meie ettevõtte väga olulistest ja omastest väärtustest ja sel põhjusel soovisime innustada Swedbankureid looma veelgi hoolivamat ja tähelepanelikumat töökeskkonda. Otsustasime teha koostöös agentuuriga kampaania koondimega Julge hoolida. Kuu aega järjest avaldasime kampaania lehel igal nädalal ühe videoklipi heasoovlikkusest töökeskkonnas. Kuule lõpeta! Kuule see! Mida? Lõpeta! Peeter, kuule. Tule korra siia. Tule korra minu arvuti juurde. Sa vist ei saa seda olulist töömeidi vaata. Mis sa sellest arvad? Või vaat see. Võta tule see, jah. Ai, kus kohast? Võta tule see, jah. Hoolivas töökeskkonnas on kõik võrdsed. Kui näed kedagi välja jäetuna, siis julge hoolida. Lisaks kutsusime töötajaid jätma kampaania lehel positiivseid sõnumeid oma kolleegidele. Selliselt jõudis meie töötajate postkastidesse 659 positiivset sõnumit ja kampaania lehte külastati 5000 korda. Kampaania keskseks tegelaseks oli Henrik Sarihoolija, keda kampaania videoklippides kehastas näitleja Henrik Kalmet. Aga mis sa karjud niimoodi? Kuule, kas sa tahad, ma lähen toon sulle mikrofoni? Sul hakkab hääl niimoodi ära minema ju. Kokkuvõttes mõistsid töötajad kampaania eesmärki ja andsid tagasisidet, et kampaaniast oli abi hoolivama töökeskkonna loomisel ja tänu kampaaniale omandati väärtuslikke teadmisi, oskusi ja julgus, kuidas erinevates mittehoolivates olukordades sekkuda. Lisaks avaldasid töötajad tööandjale tänu kampaania läbiviimise eest ning avaldasid soovi ka edaspidi taolisi kampaaniaid korraldada. Julge hoolida platvormile loodud sõnumite saatmise võimaluse jätame töötajatele alles ning aeg-ajalt tuletame neile selle kasutamist meelde. Kui töötaja tunneb end töökeskkonnas hästi, siis kiirgab see ka väljapoole ja avaldab positiivset mõju nii meie klientidele kui ka potentsiaalsetele uutele töötajatele. Räägitakse koolikiusamisest, küberkiusamisest, aga palju vähem räägitakse kiusamisvabast töökeskkonnast. Ja see on väga tähtis. Kellegi põhjendamatu tagarääkimine, kolleegi peale hääle tõstmine
trükitähtedega e-maili kirjutamine, no see ei aita luua head tööõhkkonda. Me kõik oleme inimesed, me kõik oleme erinevad, me kõik, jah, ka mina, oleme tundlikud. Ja heas ja toetavas töökeskkonnas on tähtis, et me märkaks neid hetki ja et me sekkuks. Julge hoolida. Aitäh, Ülle! Väga südamlik ja eriline kampaania ja head personalijuhtimise päeva sulle. Ütle, kas Henrik Sarihoolija tegutseb pangas edasi? Ei, Henriku me lasime ikkagi nüüd oma tegemiste juurde tagasi, aga Henrik andis meile väga head eeskuju. Me jätkame sarihoolimisega pangas küll teiste inimeste poolt. Mis on nähtavalt töökeskkonnas muutunud peale seda kampaaniat? Ma arvan, see kampaania, ütleme niimoodi, et kampaaniale eelnes ikkagi suur töö organisatsioonis, et see ei olnud midagi, mis tuli tühja koha pealt. Et ma arvan, et meie töötajad olid valmis selliseks asjaks. Aga see, mida see muutis, oli võib-olla ta avas sellised uksed ja avas südamed, et inimesed, kes muidu ei rääkinud sellisest asjast, nad tulid tegelikult tagasisidet andma, erinevad juhid, erinevad töötajad, et nad rääkisid avatult nendest asjadest, et aitäh, et te räägite sellest, et minuga on ka juhtunud selliseid asju. Et alati me kipume mõtlema, et need asjad juhtuvad kuskil mujal, kellegi teisega, ühe teise tööandja juures, kindlasti mitte meie juures, aga päeva lõpuks võivad need ka meiega juhtuda. Mida te veel teete mitmekesisuse edendamiseks organisatsioonis? No see on meil, kuidas mõtlen, et ta on osa meie kogu strateegiast ja personalistrateegiast ja eks ta on nagu mingis mõttes nagu leivanumber, et ta on läbi erinevate protsesside. Ja kõlab see sooline võrdõiguslikkus, kõlab võib-olla sellise nagu väga tugeva sõnana, aga just sellega me tegelikult oleme ka hästi palju tegelenud, et meil oleks võrdne kohtlemine kõigi suhtes, nii meeste kui naiste suhtes, et me nii-öelda ühe võrdõiguslikkusega rohkem tegeledes ei hakkaks teisi diskrimineerima, et selline palgaerinevused kindlasti on see, millega me oleme aastaid tegelenud ja ma ei ütle, et see oleks nii kerge ja nii kergesti läinud, aga siis kindlasti lapsevanemad, eks ole, kes tulevad vanemapuhkusel, kuidas neile luua jälle neid töötingimusi, mis vastavad nende tänastele vajadustele ja ootustele. Ja üldse selline, võib-olla see kõige aluseks on selline stereotüüpse mõtlemise vähendamine tervikuna, et kas me kipume sildistama inimesi või võtame me ikka päriselt ka neid võrdsena või me ainult sõnades teeme seda. Aitäh, Ülle! Ja kuulge, hetk on nüüd nii helge, et meil on aeg muusikaliseks vahepalaks. Me liigume nüüd Pare raamatu kokku. Sa voldid kaardiks minu südame, kleebid margi selle tagaküljele ja saadad kirja pühendusega, kus mustvalgelt seisab minust lahti sa ei saa. Ma jooksen 4 ilma kaarde, põgenen ma siit, haihtun tolmu kübemeks raamaturiiulil, teist sinu sugust tundnud ma ei ole iialgi, kes mehed ainult sekundiga murrab põlvili. Wow, wow, murrab põlvili. Wow, wow, sekundiga nii. Wow, wow, murrab põlvili. Wow, wow, sekundiga nii. Kui lõpuks tunnen, et olen pääsenud siit, mind meelitad enda juurde tagasi. Kui näib, et viimaks hakkab toibuma, siis lihtsalt lambist jälle plahvatad. Ma jooksen 4 ilma kaarde, põgenen ma siit, haihtun tolmu kübemeks raamaturiiulil, teist sinu sugust tundnud ma ei ole iialgi, kes meil ainult sekundiga murrab põlvili. Wow, wow, murrab põlvili. Wow, wow, sekundiga nii. Wow, wow, murrab põlvili.
saarde põgenen ma siit. Haihtun tolmu kübemeks raamaturiiuli. Teist sinu sugust tundnud ma ei ole iialgi, kes mehed ainult sekundiga murrab põlvili. Murrab põlvili. Sekundiga nii. Murrab põlvili. Sekundiga nii. Ja raamatukogust tagasi stuudiosse. Kas meil on aeg minna nüüd esikolmiku juurde? Jaa, tõepoolest on aeg. No, ma olen veits põnevil, kuigi ma natukene juba tean, kes seal esikolmikus on, aga ikkagi, mis arvad, kes seal on? Sa ei tea, mida ma mõtlen öelda nende esikolmiku projektide kohta? Seda ma tõepoolest ei tea. Ja, nii palju põnevust ikkagi on. No, kas sa räägid siis? No... Jaa, aga ma kahtlustan, et võib-olla ma siis reedan ka, kui ma midagi ütlen, et selle 3. koha projekti puhul hindas žürii väga sellist võib-olla palju nõutud koostööd ettevõtete ja ülikoolide vahel. Ja ma aiman. Et see projekt on tehtud koostöös ülikooliga ja sellisel kõrgel akadeemilisel tasemel, võib öelda. Lisaks sellele, et tegemist on projektiga, mis adresseerib siis ühte, ma ütleks, et viimase aasta valupunkti, milleks on kaugtöö. Ja kaugtööga laekus meil ju tegelikult mitu projekti, nii et jääb ainult üle mõelda, milline neist on siis 3. koha võitja. Ja see 3. koha võiduprojekt on Helmese projekt Eduka kaugtöö eksperiment. Palju õnne. Palju õnne. Aitäh. Tere, mina olen Aino Silvia Tali, Helmese arendusjuht. Natuke rohkem kui aasta aega tagasi olime sunnitud kogu meeskonnaga päevapealt kodukontoritesse kolima. Ja selleks, et mitte lihtsalt lasta asjadel minna omavoolu, otsustasime me läheneda süsteemselt ja teadlikult ja viisime läbi pooleaastase teadusliku eksperimendi, et õppida, kuidas toetada meeskondasid distantsilt ja kuidas korraldada hübriidtööd nii, et meeskonnad oleksid efektiivsed ja kõik tiimiliikmed oleksid õnnelikud ja tunneksid ennast hästi. Projekti läbiviimiseks olid meil sellised lähteküsimused. Mis toetab meeskondasid nende tööd efektiivselt tegemiseks? Mis toetab iga tiimiliikme heaolu? Mis on vajalikud uued meeskondade praktikad, tööriistad ja protsessid, aga ka uued juhtimisvõtted? Ja mis saab üldse tulevikus kontorist? Ja nendele küsimustele vastuste otsimiseks kaasasime me hea koostööpartneri Milton New Nordicsist, psühholoogia doktor Eva-Maria Kangro ja asusime eksperimenteerima 100 inimesega Helmes Eestist. Projektis osales 8 tarkvaraarendusmeeskonda pilootgrupina ja 5 meeskonda referentsi ehk kontrollgrupina. Ja 6 kuu jooksul katsetasime erinevaid kaugtöö mudeleid ja hübriidtöö vorme. Viisime läbi üle nädala küsitlusi, milles uurisime, kuidas meeskondadel läheb. Lisaks korraldasime fookusgruppide intervjuusid, meeskondade retrospektiive, tegime igakuiselt kokkuvõtteid tiimijuhtidega ja selliseid põhjalikumaid kokkuvõtteid 3 ja 6 kuu tagant. Ja läbi selle protsessi siis õppisime ettevõttena tervikuna, kuidas oma meeskondasid võimalikult hästi toetada, nii et hübriidtöös saaks töö hästi tehtud ja iga inimene tõesti tunneks ennast hästi. See projekt Indiana tegelikult on olnud üks Helmese eelmise ja selle aasta alguse suurimaid inimestega seotud projekte ja võib öelda ka üks olulisemaid, sest et me mängime sellist pikaajalist mängu,
töötame maailmaklassi ettevõtetega ja meie inimesed on tõesti valdkonna tipptalendid. Ja selleks, et neid hoida väga heas vormis, heas enesetundes pikaajaliselt, siis meil oli väga oluline mitte lihtsalt nagu põlve otsas pusida, vaid lähenedagi süsteemselt ja teadlikult ja aru saada sellest, mis meeskondasid selles uues normaalsuses kõige paremini toetab. Ja võib öelda, et just tänu selle projekti tulemustele ja teadmistele oskame me korraldada edaspidi paremini oma tööd mitte ainult Eestis, vaid tegelikult üle Helmes Grupi ligi 1000 töötajale. Ja lisaks meie suur unistus on jagada neid kogemusi ja teadmisi ka laiemalt teiste ettevõtetega ja usume sellesse, et need on kohaldatavad ka teistesse sektoritesse, mitte ainult IT-maailmas. Sest et selline oma kogemuse läbi õppimine on kindlasti väärtuslik ja me hea meelega jagame seda teistega ka. Tänu sellele projektile oleme me õppinud väga palju selle kohta, kuidas oma meeskondasid võimalikult hästi toetada ja saanud aru ka sellest, et mis on võib-olla kriitilised tegurid hübriidtöö korraldamisel. Näiteks oleme aru saanud sellest, kui oluline on psühholoogilise turvatunde toetamine meeskondades ja nägime, et need tiimid, pilooditiimid, kus teadlikult selliseid avatud vestlusi ja üks-ühele vestlusi alal hoiti, psühholoogiline turvatunne ajas kasvas. Lisaks kasvas nendes tiimides ka selline struktuuri ja hea kontrollitunne, et mul on töö kontrolli all ja asjad saavad hästi tehtud. Tänu sellele oleme hakanud üle ettevõtte kasutama lisaks kaasatuse uuringule ka heaolu uuringut, ehk siis küsime regulaarselt, kuidas meie inimestel läheb tänu just selle projekti sisendile. Oleme õppinud ka selle kohta, mis on erinevad tiimide praktikad ja head juhtimisvõtted ja suudame tänu sellele enda meeskonna juhte paremini toetada. Lisaks õppisime ka selle kohta, et mis saab tulevikus kontorist. Oleme aru saanud sellest, kui oluline on kontor kui selline social hub, kuhu inimesed saavad kokku tulla. Esiteks lihtsalt selleks, et mõnusalt ühiselt aega veeta, aga ka selleks, et üksteiselt õppida, koos luua, sest just koosloomes sünnib innovatsioon ja ägedad uued ideed. Palju õnne, Aino-Silvia! Aitäh! Ma küsin sinu käest, kuidas Helmesel sündis otsus kaasata teadlased ülikool sellesse eksperimenti? Ma arvan, et see on lihtsalt sellepärast, et me saime aru, et tegemist on nii olulise teemaga ja võib-olla, kuna me tegelikult oleme ikkagi tarkvaraarendusettevõte, siis see ei ole just meie selline põhikompetents. Me tundsime, et meil on vaja võtta oma valdkonna professionaalid appi, et tõesti läheneda väga süsteemselt ja põhjalikult. Ma arvan, et see on üks asi, millest tegelikult kõik ettevõtted võiksid eeskuju võtta, et selline teaduspõhine kompetents lasub ülikoolis ja sealt tasub küsida. Jah, me konkreetselt ülikooliga küll ei teinud koostööd, et tegelikult meil oli abis Milton New Nordics, aga ega ülikooliga koostööprojektid kindlasti samamoodi oleksid abiks, kui endal kompetents on puudu. Kas te olete nüüd mõelnud ka, et mida te siis hakkate kontoriruumidega peale, et missugust funktsionaalsust nad nüüd hakkavad täitma? No, meie jaoks võib-olla kõige olulisem taipamine esialgu oli see, et me ei kavatse ühtegi ruumi ära anda, kuigi väga paljud inimesed isegi naudivad seda kaugtöö varianti, siis pigem see, et kuna me kasvame ka, me võtame ruume juurde ja ülejäänud kontori pind peab hästi toetama sellist koostööd ja suhtlust, et võib-olla inimesed, kes ongi pikalt distantsilt töötanud, kui nad kontorisse tulevad, siis see toetaks sellist kolleegidega suhtlust, nii sellist vaba aja veetmist kui ka mõnusat ühist brainstormingut näiteks või probleemide lahendamist, et see pind kindlasti peab olema rohkem sellist sotsiaalsust toetav. Mis sind selle projekti tulemuste juures kõige rohkem üllatas?
Ma arvan, et võib-olla üllatuslik oli see selline nagu kohanemise protsess, et kui alguses oli tegelikult ikkagi, me nägime, et kõigil oli raske, eriti meeskonnajuhtidel, vahejuhtidel, töökoormuse intensiivsuse tõus, aga see, et kui teadlikult hakata nagu mõtestama lahti seda muutust ja mitte sellele võib-olla vastu võidelda, vaid mõelda, et kuidas sellest olukorrast nüüd nagu võimalikult targasti välja tulla, et siis see kohanemine läks nagu sujuvamaks. Et see oli, ma arvan, selline muutustega kohanemine, mis tegelikult igas eluvaldkonnas pädeb tõenäoliselt. Te tegite neid uuringuid suhteliselt tihti tegelikult iga nädal 10 küsimust võtta ette. No ei ole just kõige lihtsam saada inimesi vastama. Kuidas teil õnnestus see? Ma arvan, et meil läks tegelikult kokkuvõttes päris hästi, et vastamise määrad olid üsna kõrged. Suur tänu kindlasti meie meeskonnajuhtidele, kes ise enda tiimiliikmeid innustasid ja nad ise nägid ka selles väärtust, et mõned meeskonnajuhid tulid isegi küsisid, et kui meil see projekt läbi saab, et kas me võiksime jätkata nende küsimustega, sest ma saan nii head tagasisidet nende meeskonnast ja sellist väga regulaarset nagu tšekki, et kuidas meil läheb. Ja kui meeskonnas nähakse seda väärtust, tõesti saadakse aru, et ma lihtsalt ei täida niisama küsimise pärast, vaid selles on nagu sisu sees, et siis tullakse kaasa. Aga eks ikka tuleb natukene nügida ja selliseid mõnusaid sõbralikke meeldetuletusi ka saata. Just selline kommunikatsioon ja nügimine ilmselt on siin võtmesõnad. Te tõite hästi palju välja seda vaimse tervise olulisust just selle kaugtöö puhul. Kas te pöörasite spetsiaalselt tähelepanu ka sellele, et me kõik olime ju tegelikult või oleme siiamaani digiväsimuses, tervitan siin virtuaalseid vaatajaid, et kas sul on siin mingisuguseid nippe või nõuandeid anda, mida te oma töötajatele jagasite? Digiväsimusega konkreetselt tegelemiseks, eks see läheb ka sinna muutustega kohanemise alla, eks ju, et mingis mõttes on see nagu uus reaalsus. Samas me ikkagi väga soovitame oma inimestel, kui vähegi võimalik, tee see üks-ühele miiting, nii et sa paned klapid pähe ja lähed jalutad samal ajal. Et ei ole vaja võib-olla ekraani taga istuda. Ja üks selliseid viimaseid ägedaid soovitusi oli meil see, et me teeme ettevõttes selliseid üleettevõttelisi infotunde ja ütlemegi, et ärge istuge arvuti taga seda infotundi kuulates, vaid minge õue ja jalutage see pool tundi, et see tegelikult kulub nagu marjaks ära. Et sellised pisikesed, väiksed praktilised võtted. Jaa, absoluutselt ja lihtne teha, eks ju. Infotundi tõepoolest sa ei pea ju vaatama, vaid pigem kuulama. Ja kui väga vaja midagi sealt slaidi pealt vaadata, siis on võimalik telefoni ekraanilt ju ka näha. Aga ette saates info, teate, et enam ei näita ühtegi slaidi, lihtsalt väike staatus update, mingi jalutage ja toimib. Ja nüüd me seisame ju ees silmitsi sellega, et inimesed tulevad tagasi kontoritesse, aga hübriidtöö ikkagi jääb. Jaa. Millised väljakutsed teil sellega seoses on ees? No eks see on natukene võib-olla samamoodi, nagu me ei osanud eelmise aasta kevadet ette näha, siis me ei oska võib-olla ka järgisi suuri väljakutseid ette näha. Aga kui me teame, et selline teadlik tähelepanu pööramine meeskonna nii heaolule kui tulemustele toetab meie tiime, siis vahet ei ole, mis see väljakutse on, et kokkuvõttes me õpime ja siis saame targemini edasi tegutseda. Suur aitäh sulle ja head personalijuhtimise päeva ja palju edu Helmesele. Aitäh, teile ka head päeva. Ja meie liigume edasi teise kohaga aina lähemale esimesele kohale. Jaa. Mis sa teise koha kohta oskad öelda, nii et ma veel aru ei saa, et kes võitis? Teise koha kohta ma mõtlesin nii, et kui ma oleksin ise organisatsioonis sellise alustava juhi rollis näiteks, siis mulle oleks väga abiks ja mulle väga meeldiks, kui keegi mulle selgesti väljendab, mis on ootused mulle kui juhina, mida ma tegema pean ja ka toetab mind, kuidas seda teha. Ja see on ka põhjus, miks teine koht on siis antud Elisale. Ja projekti nimi igapäeva juhtimise moodul. Elisa liitub meiega siis. Tere, mina olen Kaia, Elisa personalivaldkonna juht. Meie esitame parima personaliprojekti nominendiks oma igapäevajuhtimise, loomise ja juurutamise metoodika. See sündis elust enesest
sest analüüsides töötajatelt saadud tagasisidet me mõistsime, et tihtipeale on päris keeruline seostada oma igapäevatööd suuremate eesmärkidega, aga ka endale eesmärke seada. Kuidas siis mõõta näiteks raamatupidaja või võrguinseneri või haldusspetsialisti töö tulemuslikkust ja ka kvaliteeti. Aga mina sellest praegu pikemalt ei räägi, et igapäevajuhtimise loomisest ja metoodikast annavad juba ülevaate tiimiliikmed, kes sellele elu sisse puhusid. Tere! Olen Küllike ja tegelen Elisas igapäevaselt kvaliteedi ja protsesside parendamisega. Üks kvaliteedi tööriistu on igapäevajuhtimise mudel, mis koondab enda alla mitmeid erinevaid teemasid. Esmalt toimub kohtumine juhiga, kus räägitakse läbi juhi ootused antud moodulile ning millisena näeb juht oma tiimi hetkel. Seejärel lepitakse kokku töötubade regulaarsus. Esimeses töötoas koos tiimiga toimub kaardistamine, kus tiim kaardistab ennast vastavalt ette antud mudeli järgi. Mudel koosneb 5 põhiteemast: suund, tiimi toimivuse jälgimine, pidev parandamine, õppimine ja koostöö. Põhiteemad omakorda jagunevad alamteemadeks. Esmalt suund, kus räägitakse, mis on tiimi mõte ja millised on eesmärgid ning vahendid. Seejärel vaatab tiim üle tiimi toimivuse jälgimise, kas ja kuidas on töö visualiseeritud ja kõrvale kaldud nähtavaks tehtud. 3. teemana käsitletakse pidevat parandamist, kuidas tiim on standardiseerinud oma parimat praktikat. 4. teemana käsitletakse õppimist läbi oma töö, tagasiside andmist ja saamist. Viimaks vaadatakse koos tiimiga üle koostöö nii tiimi siseselt kui ka tiimist välja. Peale esmast kaardistamist lepitakse kokku järgnevad töötoa teemad, kus vaadatakse sügavuti teemadesse sisse. Lisaks töötubadele osaleb coach tiimi koosolekutel vaatlejana ning kohtub individuaalselt nii tiimiliikmete kui ka juhiga. Samuti viibib võimalikult palju tiimi juures, et tiimi paremini tunnetada. Kogu aktiivne tegevus tiimiga toimub keskmiselt 4 kuu vältel ning hiljem kohtutakse juba kord kvartalis. Sellest, millist kasu igapäevajuhtimine on tiimidele toonud, räägivad juba osalejad täpsemalt ise. Millist kasu said sina igapäevajuhtimise moodulist? Mulle ja minu tiimile on igapäevajuhtimises osalemine andnud eelkõige võimaluse välja astuda oma tavapärasest rutiinist ja vaadata oma tegemistele peale teise pilguga. Tiimi aruteludest koorus välja, et me eelkõige vajame oma töö paremat visualiseerimist. Ja täna saan ma öelda, et me saame üksteise tööst paremini aru ja oskame oma tööd regulaarselt eesmärgistada ja mõõta. Kuna minu meeskonna puhul on tegemist kahtlemata oma ala tehniliste ekspertidega, kuid kuna tegemist on süvatehnilise valdkonnaga, siis suur osa teemadest, aruteludest on paratamatult tehniliselt spetsiifilised ja eelkõige just tulemusele või lahendusele orienteeritud. Ja seetõttu igapäeva juhtimise raames võtsime teadlikult endale aja analüüsida ja siis läbi käia ja vaadata end kui ühtse meeskonnana kogu oma tugevuste ja nõrkustega, mis ei ole kindlasti lihtne tehnilistele ekspertidele, aga ühtse meeskonnana toimimisena väga-väga oluline ja mulle kui juhina absoluutselt samuti. Minu arust on tõeline võit nendest töötubades see, kui ütleme näiteks Küllike koputab uksele ja vaatab väljapoolt sisse. Tõstab esile esiteks, mis on hästi ja teiseks, et veel olulisem, et millised teemad vajavad fookust ja tähelepanu ja millega tuleb veel pingutada. Et siit edasi on juba siis igaühe enda teha, et kuidas ta seda teadmist rakendab. Igapäeva juhtimine õpetas tegelikult väga palju asju, et see õpetas seadma oma töös prioriteedid. Kindlasti ka seda, et me ei tohi lükata oma töös keerulisi asju edasi. Ja kolmandaks kindlasti ka see, et meeskond on täpselt nii tugev kui selle kõige nõrgem lüli. Need teemad puudutasid mind ilmselt kõige enam. Igapäeva juhtimise töötoas oli minu jaoks hästi tore tiimiga koos läbi mõtiskleda, et mis on päriselt meie tiimi mõte. Ja selgus, et kuigi meil on kattuvaid töölõike üsna vähe,
on nad siiski omavahel väga tihedalt seotud ja loovad ühtse terviku ning täidavad ühist eesmärki. Igapäeva juhtimise käigus saime võtta oma tiimiga korraks aja maha ja vaadata sügavamale oma tiimi sisse. Mõelda korraks, mida ja milleks me teeme, kuidas meie tegevus läheb kokku Elisa üldiste eesmärkidega. Samuti, kuidas me saaksime teha oma tööd efektiivsemalt ja seda paljuski just ajakasutuse osas. Ja vastusteni jõudsime ise, aga läbi meie tubli juhendaja Lubovi esitatud küsimuste. Palju õnne, Elisa tiim, Küllike ja Kaie. Mul tekkisid mõned küsimused, kui ma vaatasin seda videot. Kas teil olid selle igapäeva juhtimise mooduli väljatöötamisel abiks ka mõned välised konsultandid? Tegelikult ei olnud. Et see on meil enda majas parimate praktikate baasil juurutatud, et tõepoolest oleme võtnud šnitti natukene ka teooriatest ja neid teooriaid mugandanud siis meie enda töösse ja vaadanud, piloteerinud, katsetanud, läbi kukkunud, ämbreid läbi kolistanud, mõned tiimid on loobunud, oleme uuesti jälle otsast peale alustanud. Väga äge, et te täiesti ise olete teinud nõnda, et teie saate olla need, kellelt eeskuju võtta ja ma usun, et teie juurde võib ka tulla ja küsida, et kuidas te sellega teele läksite? Ja ikka ja on käidud ka juba küsimas, nii et Küllike on siin nii mõnelegi teisele organisatsioonile ka juba natukene siin kogemusi jaganud. Väga vahva. Kas töötoad on teil ühe tiimi kesksed või on need tiimid segatud? Need on meil ühe tiimi kesksed, ehk siis, et me võtame fookusesse üks tiim korraga, et just selles võtmes, et leida tiimile see parim lahendus, mis neile annaks kõige parema väärtuse kogu selles tegevuses. Kui ma kuulasin seda tagasisidet, mida need inimesed välja tõid, oli just see, et nad said oma tiimi tegelikult paremini tundma. Võib-olla see järgmine samm võikski olla siis neid tiime kuidagi ka segada, et kogu organisatsiooni peale see üksteist tundma õppimine oleks üks eesmärkidest näiteks. Ja kindlasti, et selles suhtes, et see ongi jätkuvalt arenev projekt meil, et algus on tehtud, et me vaatamegi läbi tiimide praktika, et kuidas leida seda parimat viisi, et seda jätkuvalt jätkata ja anda väärtust tiimidele, et kindlasti koostöö on üks osa sellest. Aga mis praegu edasi saab, kui need töötoad on tehtud? No selles suhtes, et tiime on meil palju, tööd on meil veel palju ees ja need tiimid, kes tegelikult on igapäevajuhtimise sellise mooduli meil läbinud, siis ega nad siis sellest ei pääse, et me ikkagi jätkame nendega, et me käime neid regulaarselt vaatamas, et kuidas neil läheb ja kas saame teha veel mingeid täiendavaid töötubasid, mis siis annaks neile väärtust. Kui palju neid juhte on, kellega töötubasid teha tuleb? Neid juhte on meil üle 120. Jätkub. See on muljet avaldav. Tõesti, päris suur töö ja väga tänuväärne töö tegelikult
organisatsioonikultuuri edendamisel ja ka sellel, et need inimesed tõepoolest mõistaksid ettevõtte väärtusi ja eesmärke ja oskaksid seda siduda oma igapäevatööga. Ma arvan, et sellest projektist on ka paljudel teistel organisatsioonidel midagi üle võtta ja kui tahavad teie juurde nõu küsida tulla, siis ma saan aru, et te olete valmis ka oma projektist natukene lähemalt rääkima. Jah, ootame huviga. Aitäh teile, palju õnne veel kord ja head personalijuhtimise päeva. Aga Maria, meil läheb nüüd õige põnevaks. Jaa, tõepoolest. Meil on aeg kuulutada välja tiitlivõitja. Meil on jäänud veel mitu projekti alles. Me oleme 4 projekti nüüd välja kuulutanud ja meil on 14 projekti veel, millest valida. Või on mõni nende seast, kes juba on välja kuulutatud? Vot ei tea. Jah, vist ei ole veel, aga ikkagi selle 14 hulgast jah. Ja see projekt, võiks ju vihjeks öelda, et on midagi, mis on igas töökeskkonnas justkui olemas. Aga selle olemasoleva asja sees on pigem plaastrid vist või ja midagi sellist, eks. Midagi, mida me oleme harjunud kuidagi võib-olla teistmoodi kasutama, aga nüüd on pandud teise vormi. Ja annab väga olulist abi. Ja kuidagi vihjab sellele ka, et lisaks füüsilisele kehale tuleb hommikul tööle võib-olla veel midagi või kedagi, eks. Ma arvan, et see projekt kindlasti peegeldab ka praegust ajastut. See, kus me räägime sellest organisatsioonidest palju rohkem kui varem, me pöörame sellele rohkem tähelepanu ja me tahame oma inimesi selles rohkem toetada. Kas me saame veel põnevamaks minna? Millest me üldse räägime? Selle projekti puhul on üks hästi oluline nüanss see, et ta on alguse saanud Pare Hackatonilt. Tõsi, vot see eristab seda projekti tegelikult kõikidest teistest projektidest, mis tänavu konkursile esitati. Ja, et mingis mõttes selline tõeline jackpot, et Hackatonilt edasi arenenud idee täpselt õigel hetkel ja õiges organisatsioonis ka. Ja minu meelest on väga äge see, et see projekt sai alguse enne, kui koroonapandeemia jõudis Eestisse. Nii et see oli justkui ettevalmistus juba teadmata, et asjad lähevad või et selle vajadus on veel suurem. Nii et me vist võime välja hõigata, kes on see võitja. Olgu peale, projekti nimi on Vaimse tervise esmaabikapp ja Häirekeskuse projekt. Palju õnne. Palju õnne.
päästekorraldaja töö seisneb selles, et aidata inimesi, aga et see oleks võimalik, tuleb meil kõigepealt aidata iseennast. Ma tean, et minu kollektiiv toetab mind, aga samas on mul alati keerulises olukorras võimalik saada kiiresti professionaalset abi. Häirekeskuse põhiülesanne on inimesi aidata. Aga selleks, et me saaksime teisi aidata, peame ise olema vaimselt tugevad. See on niisugune projekt, mis ei lõppe kunagi. Ja Elina, millised plaastrid sellest esmaabikapist siis kõige suuremat kasutamist on leidnud? No ikka nõustamised. Nõustamiste arv on meil kasvanud 50%, et selle üle me saame ainult õnnelikud olla ja kogu teadlikkus vaimsest tervisest. Kas te kuidagi mõõdate ka seda teadlikkust? Me otseselt ei mõõda, aga me tunnetame seda, et me oleme nüüd käivitanud erinevad töötoad, näiteks väärtuste töötuba oli ja meil on erinevad nii-öelda vitamiiniampsud, videod vaimse tervise teemadel ja inimesed hea meelega ühinevad, vaatavad, küsivad, arutlevad, see on juba meie jaoks väga suur samm. Ja lisaks on meil siis märtsikuus me kutsusime üles oma inimesi kandideerima vaimse tervise saadikuks ja tänase seisuga on meil siis 17 vaimse tervise saadikut ja järgmine samm ongi siis see, et me lepime kokku tegevuskava nende vaimse tervise saadikutega, et kuidas me edasi liigume ja vaimse tervise saadiku roll ongi see, märgata, mis siis organisatsioonis inimestega toimub. Me koolitame teda, arendame teda, et ta oskab märgata, teatud nüansse lugeda seal ja nendega siis me nii-öelda alustame seda teekonda siis, aga meil on tulevikuks veel ägedaid plaane. Väga äge, see kõlab tõesti nagu järgmise aasta uus personaliprojekt. Uus võitjaprojekt. Ja. Aga kui nüüd soovitada kolleegidele, personalitöötajatele, kes meid täna vaatavad, kes tahaks võib-olla samasugust esmaabikappi endale sisse seada, et kus siis ikkagi alustada? Pare Hackathonist. Täpselt, väga õige vastus. Kõik sai alguse sealt. Ja see on tõsi, et Pare Hackathonil sünnivad ägedad ideed ja näete, nendest võivad saada isegi parimate personaliprojektide võitjad. Ja, et tasub julgelt peale minna, julgelt riskida, sest et ma alguses mõtlesin, et see teema, kui me nagu arutlesime, et kas minna, siis tundus nagu nii tavaline ja selline, et ei tea, kas kedagi kõnetab üldse see teema, aga näed, mis on saanud. Ja isegi inimesed tulid spetsiaalselt teie teema pärast Hackathonile ja tõepoolest selleks ajaks ei olnud ju pandeemia Eestisse jõudnud, me arvasime, et see on midagi kuskil kaugel Aasias, mis meid ei puuduta, eks ole. Aga see aitas teil kindlasti paremini valmis olla, kuna ka teie organisatsioon ju pidi raskel hetkel olema eesliinil. Nii oli, tegelikult jah, Anneli, sa võid ka natuke. Ja, ma tahtsingi lisada, et tänu selle hackathonile me tegelikult jätkasime ju selle ühe aktiivse nii-öelda osalega sealt edaspidist ka koostööd, et me siiamaani teeme seda koostööd kriisinõustamise osas, et Avekail, kes meil siis tookord sinna projekti kõvasti panustas, et käis ju meil korduvalt töösaalis nii eelmisel kevadel kui ka jätkasime selle aastal, nii et selles mõttes on inimeste jaoks on ta juba tuttav ja selles mõttes on hästi käima läinud küll. Ma tahaks küsida veel nende saadikute kohta, et see on ka hästi väga, et tervisesaadikud on organisatsioonis. Kas igaüks võis kandideerida? Ja, see oli selles mõttes selline avatud üleskutse kõigile Häirekeskuse töötajatele, et kõik, kes siis vähegi tunnevad selle teemaga seost, tahavad olla eestkõnelejad, tahavad mingisuguseid teemasid edasi jagada nii organisatsiooni sees kui ka siis võib-olla väljaspoole, et just nagu Helina ütles, et sellist heas mõttes märkajad, et eesmärk on jällegi taaskord inimeste teadlikkust tõsta ja seda teadmist siis veel omakorda laiemale ringile siis. Ma usun, et teil on väga hea töö veel
edasi minna sellega ja saadikutega, nii et häirekeskuses töötavad õnnelikud ja motiveeritud inimesed, kes on vaimselt tugevad ja saavad neid raskeid kõnesid vastu võtta. Aitäh teile selle eest ja palju õnne veel kord. Aitäh. Ja head personalijuhtimise päeva. Aitäh kõikidele, kes esitasid personaliprojektid meie konkursile. Te teete oma tööd kõik südamega ja hoolite oma inimestest. Minu jaoks ongi personalijuhtimise võlu see, milline on selle mõju inimestele, organisatsioonidele ja see, kuidas me tegelikult samm-sammult muudame ühiskonda paremaks. Personalijuhtimine on äge. Hoidke ennast, tehke endale pai. Ja me kohtume jälle järgmisel aastal. Just. Ja loodame siis, et järgmisel aastal samal ajal olete juba teie sealt ekraani tagant meiega siin ja saame tunnustada teie tehtud parimaid personaliprojekte. Olge terved ja nautige meie meeleolukat jätku.